Tere hommikut, tere hommikut. Nii, kõik said aru, mis toimus reedel, jah? Või ei saanud? Siis selgitan. Kõik on jube lihtne. Nii, vahet pole, mis sa teed. Uisti. Reversal on tehtud ja igal pool. Et siis vahet pole, kus sa kaupled. Eurouisti, naeluisti. Reversal on olemas. Ja meie suund on siin üles. Siin siis, lihtsalt kirjutan teile. Siis reversal olemas. Kõige parim reversal on siis meil autusti peal. Super luks. Ja lõpuks kõik see nüüd saab kindlasti öelda. See langus, mis hakkas pihta siin veebruar 9, see on nüüd läbi. See lõppes siin ja nüüd hakkas pihta see korrektsioon siia. Ja nüüd saab selle suurema võrgu peale panna. Ehk siis jõuludeks ust nõrgeneb ja ehk siis sõltub sellest, mida sa viitsid kaubelda. Autusti võib rahulikult kaubelda. NSD usti samamoodi. NSD usti isegi on kõige kuldsam. Siis NSD ustis meil on olemas siia liikumine, siis meil toimus siia liikumine ja nüüd on toimumas siit üles liikumine. Ehk siis NSD ust on siin kõige kuldsamas kohas. Megahaamer on siin samamoodi ja pärast seda megahaamrit siis on oodata suurt liikumist ülespoole. Nüüd on ainuke asi, et siis on vaja nüüd sisse saada. Et siis see on siis põhiasi, et siis naelustiga on natukene see, et siin peab ootama, et ainuke asi, kus veel ost pole ei saa, et siis siin natuke ootame, kuni UK budget tuleb välja. UK budget siis on meil täna. Autumn budget, see on väga oluline sündmus. Theresa May jaoks, Brexiti jaoks, kõikide sellele vana teemale. Et siis kui see on läbi, siis saab ka siin arvatavasti panna. Ja siin ma siis ootan seda, kurat küll kogu aeg läheb üks ja sama teema. Nii. Kõik tehingud kustusid ära. Okei. Ma siin natukene tehinguid tegin, aga näe. Siin siis ka reedene reversal ja miks veel see reversal hakkab siis toimuma? Sest vahet pole, okei, lähme selle klassikalise paari peale, et miks see reversal nüüd hakkab toimuma? Miks? Et siis vastus on suht lihtne. Ameerika majandus hakkab seisma jääma, et siis need numbrid, mis tulid välja reedel, need olid suht kehvad. Mis on veel halba? Earnings season ehk siis suurte ettevõtete näitajad on samamoodi langemas. Nii. Et siis suured ettevõtted on samamoodi kahjumis ja ei näita neid häid tulemusi, mida nende käest oli oodata ning sellepärast ka see annab sellest slowdown märku, et siis pidurid peale ja mis veel peate aru saama. See kapitalismi mudel. Capital model on siis järgmine, et siis ei ole mitte kunagi Ameerika riik elanud ilma kriisita rohkem kui 10 aastat. Kui te nüüd teete niimoodi ja siis teete niimoodi, siis palju see vahe siin on? Ma arvan, et see on jällegi 10 aastat. Nii et järgmine laine, kriisilaine võib täitsa varsti siin tulemas.
ja vaatame, mis sellest saab. Eelmise lainega, siis kriisilainega dollar kasvas ja yen kasvas. Noh, yen ka seekord hakkab kasvama, siin küsimusi pole. Küsimus on selles, kas hakkab, kui kriis hakkab pihta, kas hakkab ka ust kasvama või seekord saab ta vastu ühte kohta ja nõrgeneb. Need on siis sellised suured küsimused. Nii, kuna mul on siin igav natukene, siis ma kauplesin eelmine nädal siin natukene. Ma siin tegin müüki, panin kinni natukene, siin tegin uue müügi, siin panin kinni. Siin pipisin natukene M5 peal, et siis siin ma pipisin kuskil. Mul oli igav ja need on sellid. Siin on siis väiksed baid. Et siis, mis siin ikka, et näe, 10 pipi juba siin kasvas ülesse. Et vaatame, tegelikult peab vist ostma seda asja. Me oleme liikumas siia sellesse suuremasse üles lainesse, et see siia pikalt, siis 1.20 on tulemas ja ma ei tea, kas ma võtan ühe suure pika positsiooni sisse ja siis istun siin 2-3 kuud või ma proovin seda kuidagi osade kaupa võtta, et sõltub nüüd sellest minu tujust, et kas ma viitsin siin ühe tehingu teha lahti siin all ja istuda siin ja las ta toob mulle 600 pippi. Swap on suht halb siin selle Euroustis, et üks nädal swapides maksab 7 pippi, nii et kui ma hoian seda 20 tööpäeva miinus 20 pippi, noh, 40 pippi võib küll maksta, kui sa 500 kätte saad, aga vaatame, et siis reversal on toimunud ja vaadake siia, et siis tegelikult kogu see pööre hakkas pihta 14.45. Siis keegi seda 3:30 ei vaadanudki, et näed, sinna ja tegelikult ühes suunas pani ülesse, et siis see on siis, seda siis nimetatakse siis impulsiks. See on siis impulss. Väga lihtne kauplemine. Nüüd kõik saate rikkaks. Ja mina ka. Et see on siis meil impulss ja hetkel on siis selle impulsi korrektsioon käimas. Ma ei tea, kas nüüd kohe siit võtta või siis kuskilt siit võtta. Kindel on ainult üks asi. Stop loss alguses siia. Et esialgne stop loss läheb siia. No, ise valid. Kuhugi siia. Ja sealt edasi vaatame. Aga tahan seekord võib-olla isegi riskida. Vaatan sellele euro naelale otsa siin ja ikka mõtlen selle peale, et kui see Brexit toimub, kuidagi suht ilus, vot see on juba suht ilus liikumine, vaata see ei ole jah. Ja see on suht ilus liikumine. Ja vot mis ma arvasin? Ma arvasin ikkagi peab siia alla liikuma, seda viiklit vaadates, et ikkagi nii, siis siia, nüüd väike korrektsioon ja juba varsti peaks see asi liikuma siia alla. Nii et ikkagi vaatan rohkem siia. Naelusti peale ja siis naelusti peal ma tegin reedel 2 tehingut, üks lõppes miinusega ja teine juba plussiga. Et siis õhtul tegin uue ostu, et siis päeva alguses tegin siin ostu ja siis päev lõppes nulliga. Et näete, nael siin seisab, ootab seda budgetit ja kahjuks siin, noh, keegi võib riski võtta, kohe saab võtta, jah. Keegi võib riskida.
mina arvatavasti ostan kuskil siin, kui see budget juba läheb läbi ja siis mingi 1.29, aga ma siis lähen sisse, ma siis praegult ei viitsi. Isegi kui siin suhe on suht okei, isegi kui siia nagu 50 pipilist top lossi panna, siis kui ta siit budgeti peale hüppab ülesse, siis nagu kõvasti plussis. Noh, ootan selle sündmuse ära ja siis pärast seda sündmust ikkagi hakkan kauplema. Ma nagu ikkagi ei taha enne sündmust sisse rullida. Autustiga jah, et ta siin meiega mängis, terve oktoober mängis. Siin korrektsioon ja siis tegi tünks uue miinimumi, tegi super lõpp diagonaali ära. Ja praegult, nagu te näete, läks juba sellest langevast diagonaalist natukene läbi. No siin peaks natukene täpsemalt seda asja joonistada, siis ta on nagu siin täpselt ääre peal. Ja varsti on ta siit liikumas läbi. Minu jaoks 70-93 on suht number okei, aga ei taha siin üleval osta, ma ei näe siin mõistlikult korrektsiooni. Millal me kaupleme? Me ju kaupleme siis, kui meil on olemas impulss ja korrektsioon on lõppemas, jah? Siis hakkame kauplema. Nii et hetkel meil on olemas ainult impulss ja mõistlikud korrektsiooni ma siin ei näe. Ja kuna ma siin ei näe mõistlikud korrektsiooni, siis hetkel tehing jääb avamata ja vaata, mis siit saab. Ainuke lugu, Ust-Käed. Et siis Ust-Käed tegi ikkagi hea tõste. Et siis intressimäära tõste oli siin toimunud, et siis hike rates, aga see nagu, et siis seda keegi ei huvitanud ja siin ta läks üles. Ja ainuke asi siin Ust-Käediga on see, et arvatavasti Ust-Käed ei ole nii heas hoos, et käed võib-olla ei hakka kasvama, aga käed hakkab nõrgenema siia. Ja mida see tähendab? See tähendab seda, et euro käed hakkab üles liikuma. See tähendab seda, et GPB käed hakkab üles liikuma. Ja siis käed hakkab igal pool nõrgenema. Et see on ka omaette küsimus, kas nüüd käed ei liitu selle superrongiga, mis on siis vastu Usti suunatud või liitub, aga ta on sellisel nõrgal positsioonil, et see kõik on suur küsimus. Nii, Usti jeenid ja kõik need asjad. Noh, veel üks katse. Et siis Tau mängib praegult väga kõvasti, jah. Et siis Tau siis rikkus kogu pildi ära praegult. Kaotas siin oktoobrikuu lõikes kaotas siin väga palju, jah. 10% juba miinuses. Oli rohkem, oli 11, et siis väga kahtlane värk. Kas ta nüüd lõpetas kogu selle suure trendi üles, et siis kui see nii juhtus, siis siin täpselt 10 aastat ongi. Noh, natuke vähem, et siin on 9,5 aastat ja nüüd trend on lõppenud, et noh, kui juhtub sama teema nagu siin, siis vaatame, et see eelmine kasv oli siin isegi 5 aastat. Siis mis siin veel enne seda ei näitagi. Et siis siin on 10 aastat täpselt kasvu ja väga pikk küünal alla, et see on suur märk võib-olla sellest, et hakkab midagi toimuma maailmas ja olge ettevaatlikud. See on ainuke asi, mis ma saan siin praegult öelda. Nikkei kaotas juba palju rohkem kui Tau, et kui see Nikkeit teed lahti, siis Jaapan on kaotanud, vaata, siin on väga suured kaotused, siin on -15%, et Jaapan on isegi ees ja sellepärast siis ka need kõik jeen igal pool praegult ikkagi ei lange, vaid ta siin igal pool kasvab, et ikkagi see mõte, et tegelikult kogu trend on ikkagi jeeni suhtes positiivne, eurojeen või siis naeljeen, et
minu meelest see kõik nagu on suurem time frame, et see suurem time frame on siis ikkagi allapoole. Et arvatavasti õige on vaadata niimoodi, et jeen on siis kasvavas trendis. Ja samamoodi ka siin, et ta küll näeb välja ilus ülesse, jah, ustijeen, aga vaatame, et siis praegult hakkab rohkem ja rohkem seda sisetunnet, et see jeen tegelikult kasvavas trendis. Nii, oota, soundcheck on suht nõrk. Ma ei saa aru. Network quality, aga mind on kuulda ikkagi, jah. Soundcheck. Nii, mind on ikkagi kuulda. See on hea. Ahah, tere, Helen. Et siis nii, põhimõtteliselt, mis ma tahan täna teha? Ahah, hästi. Et siis, mis ma tahan teha? Ma tahan siin lühikeseks minna. See on selline plaan, et ma siin tahan rohkem seda riski võtta. Et siis panustan siin naelusti peale lõpuks ometi. Et siis, noh, tagasihoidlikult, aga ikkagi. Just siin nagu ma hiljaks ei jää, kui ma seal naelusti peal võib-olla ta hüppab välja, siis siin, kui ta budgeti peal lendab alla, siis mul on siia ilus stop loss peale panna. Kui ta siin budgeti peal siia hüppab, et see on nagu oluline, et see, mis kell küll see täpselt see budget tuleb välja, keegi ei tea. Aga elame-näeme. Euro Audiga on nüüd see, et ta siin see 1.63.52 vastupanu kuidagi jääb praegult küsimärgi alla, et ei tea veel, millal ta nagu hakkab sinna liikuma, et see hetkel siis vaatame. Hetkel aud on ikkagi väga tugev. Nii, aud NSD siis, aud NSD. Noh, mul on raske nüüd aru saada, kuhu NSD liigub, aga kui nüüd selle joonise siia teha, siis jah, siis siia. No raske uskuda, et see on kolmnurk, aga vist on see kolmnurk, et siis aud NSD ikkagi liigub siia 1.06.50 peale. Vaatame nii, euro-rubla. No rubla siis hakkab kaotama praegu tugevalt. See liikumine, mis oli siit ülevalt, on nüüd ära lõppenud kuni siiamaani ja kui nüüd euro tõesti hakkab igal pool kasvama, siis mis siis juhtub? Mis siis juhtub? Siis juhtub see, et rubla hakkab ülespoole liikuma. Sest eelmine nädal ustrubla juba liikus päris tugevasti, aga euro-rubla seisis, sest euro iseenesest kaotas. Nii, nüüd huvitavama asja juurde. Nii, praegult siit ikkagi üles nüüd ei toimi. Vastupanu on läbi löödud ja selline tunne, kogu see trend, kogu see kasvav trend, mis oli siin naftal, on tegelikult nüüd ära lõppenud ja tegelikult see, mis siit hakkas pihta, see on no veel nagu viimane nagu selline 64-60, jah. See on nagu täitsa viimane, aga no kui siit vaadata, kuidas ta hakkas liikuma, siis ma arvan, et isegi need Iraani sanktsioonid, ma arvan, et enne, teate, mis juhtub? Et siis enne Iraani sanktsioone läheb alla.
ja Iraani sanktsioonide peal lihtsalt tekib see võimalus siia natukene üles tagasi tõmmata. Siis selline arvatavasti mäng võib toimuda siin, et siis Iraani sanktsioonide peal üles ja siis enne neid alla, et siis no siin on juba suurem tõenäosus, et kui siin nüüd seda kanalit peale panna, siis ta siin igatipidi nagu on ära rikutud. No kui siin siia sellist täitsa viimast peale tõmmata, et siis umbes niimoodi. No praegult vot see viimane joon hoiab, et siis see on täitsa viimane, kes tahab uskuda, et veel saab siit midagi osta. See siis peaks nagu veel, et siit peaks nagu proovima ostu teha, aga ülejäänud juba vist ei usu sellesse ja naftalangus on siin täitsa käimas ja ma ei tea, siit saab näha 62, 61. No eks siis siia 60 kanti liigub see asi. Kullaga on nüüd suured küsimused. Okei, siis kullaga on need suured küsimused. No las ta veel siia liigub ülesse, aga näete jah, nii kuldne võimalus kulla peal. Kuldne võimalus kulla peal, siis haamer on üleval tekkinud päevade peal. Ja noh, kas nüüd või mitte kunagi. Et siia ikkagi nüüd, kas nüüd on see suund võetud siia alla või mitte, et lähevad täitsa lahku selle euro ustiga, et siis kas ta nüüd liigub siia 1100 peale või mitte. See on nüüd suur küsimus. Ma arvan, et liigub. Kui nüüd tõesti see kriis hakkab pihta, aga no eelmise kriisi ajal, mis juhtus? Ma ei tea, laadib siin kunagi. Eelmise kriisi ajal oli see kullalangus, siis tuli see arusaamatu kasv. Ma arvan, et tegelikult siin, kui suurt pilti üldse vaadata, siis siia 800 peale, jah. Aga lokaalne on siis 1100, et need, kes kuulavad seda reklaame, et kuld on hea kingitus ja raha raiskamine hetkel. Et pikas perspektiivis siin pole näha mitte midagi. Ma ütlen teile, millal läheme kõik kulda ostma, aga mitte praegu. Nii, et siis lühiajaliselt saame küll siin üles-alla lasta, aga pikaajaline on ikkagi praegu täitsa all. Nii. No nii, tööhetk käes, stop loss siis siia reedese maksimumi peale ja ma tean, et Helen arvatavasti juba paneb seal. Talle meeldib ju kuld. Siis stop loss 1240 peale. Ja siit hakkab see mäng pihta. Hõbe siis ei läinud, oota, mis ta ei läinud? Läks, oota. Vaata, hõbe ei teinud isegi eelmist nädala maksimumi, ei läinud sellest isegi läbi, et see on juba omaette märk, et hakkas pöörama, jah. Kuld veel tegi maksimumi, hõbe ei teinud. Nii. Helen siin puhkab. Suvel puhkas, praegult sügisel puhkas. Kogu aeg puhkab. Kes tööd teeb? Mees teeb, jah? Mees teeb tööd, jah. Hõbeda juurde, siis siin võib joonistada ka sellist kolmnurka. See on üks võimalik kauplemisviisi, et mis siin nagu võiks juhtuda, et ja siis veel korra üles, et selle peale ka vaatame. Selle jätame meelde. Nii, tau vaatasime läbi. Need on kõik mõttetud indeksid praegult sellise poole, aru saate, jah, miks ma indekseid üldse täna ei vaata. No, kuidas sa saad kaubelda, kui sul siin üles-alla võib lennata 500 pippi? Mis ma veel tahtsin näidata?
Oota. Euro-Usti tuju ühel päeval. Kus see oli? Euro-Usti tuju ühel päeval. See päev. Oota. No. Euro-Usti tuju ühel päeval. See oli täitsa hull päev selline. Et alla, ülesse siin. Et edasi-tagasi lasid ja siis täitsa... Oota. Ei, see oli vale päev. See oli päev. Valesti, et siin lasid. Valge, must. Must-valge, et siin. See oli väga jube raske päev, et ma siin alguses küll lasin alla. Ja siis ei saanudki aru, mis siin toimuma hakkab, et ma siin osade kaupa panin. Nii. Oot selline lugu. Nii, lähme siia Teslate juurde ja no Bitcoini liigu. Nii, Tesla. Kahjuks Tesla ei läinud sinna, kuhu ma tahtsin. Ja Tesla on 330 peal. Elab ikka. Elab hästi. Ma ei teagi, kuidas nüüd seda kommenteerida. Miks ta seda siia sellist liikumist siia tegi. Et kes teab, miks ta nii tegi, jah. Üks asi see, et Caterpillar elab üldse teisiti ja Caterpillaril oli -9%. Earnings oli disappointment, et siis siin ja kukkus alla. Ja mis nad siis tegid? Nad siis hakkasid juhendama oma aktsia liikumist, et siis ütlesid, et mis siit võiks edasi saada, et see on suht halb märk. Et siis Caterpillar on ju ehitusettevõte ja kui sul ehituses hakkavad sellised, kui sa ei saa tellimusi, see näitab seda, et ehitus on seisma jäämas ja see on nagu esimene märk, et kuidas nüüd seda kriisi olukorda üles vaadata. Võime vaadata siis veel selliseid asju. Vaatame Boeingi peale, kuidas Boeingil tellimustega on. Vaatame, kuidas Boeing ennast tunneb. Boeing ennast tunneb suht halvasti ta ennast tunneb. Oktoobris on langus 12% olnud, et siis samamoodi nagu ka see. Vaatame veel, et siis nii. Lennukid halvas seisus, traktorid halvas seisus. Mis saab veel olla? Nii, mis on veel? Hewlett-Packard on siis Hewlett-Packard. Vaatame IBM-i. Selline nagu turuliider siis IT-s, et vaatame, kuidas IT-s olukord on. Nagu te näete, ka IT olukord on suht sama. Suured kaotused 20% ja jällegi oktoobris. Et mis see tähendab? Ehitus seisma jäämas, lennukid saavad vähem tellimusi. Siis IT on samamoodi, et ma ei tea, kas te kõik juba näete ka, kas teie töökohtadel on sama teema, et tellimusi on vähem. Eesti on selline unikaalne riik, et siin võib kõik vastassuunas terve maailmaga liikuda praegult veel, nagu inertsiooni peal. Vaadake siia veel, et siis mis meil veel on. Vaatame, mis see X on. Ups. Ahaa. Ei, oota, on kuulda, soundcheck. Et see... Oota, soundcheck. Soundcheck. Ups, play sound. Mind on kuulda, ei ole. On küll vist, oota. Exonit ei saagi. Exonit ei saa. Nüüd on hääl läinud, jah.
Oota. Ahah. Oota. Nii. Hallo. Oota. Näe, tuli tagasi. Näe. Siin connection läks ära. Internet läks. Nii, vaatame, mis ma tahtsin vaadata, et siis vaatame siin natuke veel. No Microsofti ei vaata, vaatame seda 3M-i. Ja vaatame, kuidas pankadel läheb, et siis JP Morgan Chase. Kuidas pankuritel läheb halvasti. Kolm-Mil läheb halvasti, nagu te näete. Need sellised olulised näitajad, miks just GDP tuli selline halb välja. Et tegelikult see Ameerika majandus hakkab siis seisma jääma, sellepärast, et see raha, mis oli trükitud, on nüüd jällegi rikaste taskutes ja teised inimesed said väikse osa sellest koogist. Aga see suurem 99% osa, mis oli rahast trükitud, on nüüd siis rikastel taskudes ja need ülejäänud 99% siis jällegi hakkavad tundma seda halba olukorda siis. Et jällegi seda kriisi hakkavad enda peale jällegi tundma. Et nagu te näete, näitajad on igal pool langemas. See on väga halb. See on siis selline märk, mida me ignoreerida nagu ei saa. Ja see tähendab seda, et siin peab olema suht ettevaatlik ja elame-näeme siis, mis meil siin hakkab toimuma. Praegult just peab jälgima, kui volatiilseks muutub see Dow Jonesi indeks. Kas nad suudavad seda langust kuidagimoodi peatuda või ei suuda. Sellest sõltub siis üldse kogu see talvine saatus, et mis maailmas hakkab toimuma. Ja kui nii hakkab liikuma, siis otse loomulikult detsembrine Fedi tõste jääb ära ja ka need ECB plaanid üldse mingisugusest tõstest jäävad ka ära. Et väga selline oluline hetk on praegult. Proovime seda lihtsa keelega teile tuua, tõlgendada seda, mis toimub seal. Ma arvan, et mina teen päris korralikku tööd. Et siis vaatame, mis siit saab. Nii, kahjuks siis keskel 9 või kell 8 siin positsiooni sisse ei võtnud. Need on siis, kas praegult osta või nagu mina istume, ootame siin seda vähemalt mingisugust korrektsiooni ja alles siis läheme sisse. Nüüd ongi see küsimus, millal sisse minna, et mina jäin hiljaks praegult. Nii, tänaseks on siis kõik. Võite küsida, kes mis tegi. Kui mul see nädal jälle aega on, ma siis jälle natukene siin vaatan otsa, siis lähen sisse, nagu te näete, tegelikult kauplesingi ainult Eurohustiga. Ja lõpus hakkasin juba siia naelusti peale vaatama ja olen siin Audhustiga ka vaatamas, et nüüd ma tegelikult hakkangi vaatama selle peale, kes nendest 4 Husti vastu annab mulle mingisuguse võimaluse sisse minekuks ja seal ka tehingut lahti tee. Nad siis selline lugu. Nii et oleme valmis siis Husti müüma minu meelest. Kes veel nii arvab, tõstke käsi. Okei, aga siis Q&A on siis tulemas 14. november. Valmistage oma küsimused, pange ennast kirja. Nii, aga siis edu meile ja kaupleme rahulikult. Jeeni ärme võta. See sõltub indeksitest. Võtame kas Hustiga midagi või siis nagu mina siin olen valmis siin euro naelaga
naftaga tegelema. Et siis vaatame. Naftaga ei taha, kullaga võib proovida. Neid katseid on siin üsna vähe hetkel. Aktsiaturg siis ka suht volatiilne, nii et vaatame. Et aktsiatega nii, et põhi need ettevõtted siis alla ja Tesla siis praegult veel ainuke ülesse. Vot nii, aga siis tšau, näeme.